Nagu te aru saate, et mul on meeleolu muutus toimunud. Ehk siis see tähendab seda, et mul hakkas aktiivne faas. Ja ma üritan seda seekord ülimalt rahulikult võtta. Aga ma võtan teid nädalaks jälle kaasa. Eelmises vlogis te nägite pigem sukest depressiivset faasi, või no oligi depressiivne faas, depressiivne mina. Ja seekord te siis näete nädal aega aktiivset faasi. Ja siis saate võrrelda vaadata, kumb on parem. Nii, aga alustame siis. Unustasin täitsa ära, et ma pidin filmima tänasest hakkama. Aga juba tere päevast. Hommikul ärkasin ma nii ja naa, kuna ma nüüd hakkasin olansapiini võtma, mis siis nagu pidurdab seda aktiivsuse faasi, siis ma olen uimane alguses mitu päeva. Ja kuna mulle ka tõsteti Flux, selline ala antidepressant, selle doosi ka tõsteti, siis on nii. Praegu ma liigun perearsti poole. Nad tahavad mind näha, kuna ma olin just haiguslehel olin selle meeleolu languse pärast. Võt. Praegu on niimoodi. Enam muidu muid plaane hetkel praegu ei ole. Eks ma koju tulen, siis mõtlen, mis ma täna teen. Nagu ma arvasingi, siis mul on mega uimane päev ja täna perearsti juures mulle pandi siis siuke tore masin ka külge 24 tunniks. Kahtlustatakse siis, et mul on kõrgvererõhutõbi ja nüüd sellepärast siis ka mul kontrollitakse vererõhku. Ja ma lihtsalt olen nagu mega uimane, ma tahan neid magada. Just enne magasin 4 tundi, siis ma tahan veel magada. Tere hommikust. Terve öö ma magasin selle aparaadiga. Sellega siin. Sain õnneks magatud. Ei ärkanud iga tunni aja tagant. No võt, täna mul on vaja jälle perearsti juurde minna, et võtavad selle aparaadi maha. Ja siis ma ei tea, mis ma teen. Mul see olansapiin ikkagi täiega teepid uibaseks. Ta ei nii hullud väga magada. Või see nõude? Vähe sellest, et ma depressiivse faasi ajal päeval magasin. Nüüd ma aktiivsel faasi ajal ka magan päeval. Nii et jah, käed ilgelt värisevad, sorry, ma ei tea, mis värk on. Aga võt niimoodi. Nüüd peab kord ennast tegema ja koeraga välja minema. Et jah, aga meeleolu on siuke norm, aga magada tahaks. Ja ongi õhtu käes. Mis ma täna teinud olen? Kusjuures ma täna päeval ei maganud, mis oli väga üllatavalt. Täna päeval ei maganud ja mis ma tegin? Ma tegin teemantikkimist täna. Kuna mu empsil on üks nagu kingitus on ju, siis mu käed jälle värisevad. Üks kingitus, ma on kirikuse, ühesõnaga usub neid kõiki. Siis ma teen talle ühte siukest, issand jumal, mina ei tea, kuidas vene või eesti keeles on. Aga ma teen ühesõnaga ma lihtsalt näitan, ma lihtsalt panen pildi juurde, siis saate aru. Nii, ja mis ma käisin kähku korra kesklinnas, aga väljas otsustas siis hetkel räige torm. Aga et ja ma õnneks ei jäänud selle alla, ma olin bussis. Aga ma tean inimesi, kes jäid selle alla, nii et vot. Aga nüüd ma käin pesus, söön õhtust ja siis lähen magama.
mis ma homme teen? Homme ma lähen poodi, ma hakkan preppima, aga seda ma näitan teises vlogis. Ma selle preppimisega täpsemalt on. Sellest tekitasime ka siis ühe projekti. Siis niimoodi selline mu elu ongi. Ma üritan nii palju kui võimalik on contenti luua oma kanalile ja kuidagi see siis seostada vaimse tervisega ja vaimse olekuga. Vot niimoodi. Aga ma nüüd lähen tegutsen nende asjadega ja vaatame, mis homne päev meile siis toob. Tere hommikust. Kohe näha, et ma käisin õhtul pesus. Nii, aga mis me täna teeme? Me oleme täna kodus. Ma lähen käin varsti poes ära. Ja käed hommikuti räigelt värisevad. Ma ei saa aru, miks. Nii raske telefoni hoida. Õudne. Aga jah, ja siis me hakkame preppima. Niimoodi äkki. Nii, niimoodi veel hullemini väriseb. Nii, äkki nii on parem. Jah, ühesõnaga me hakkame täna preppima. Ja siis, ma ei tea, väljas on nii halb ilm. Mul üldse pikki, see ei ole normaalne. Mul üldse ei joppanud nagu ilmaga. Sest ilm on ülimalt halb. Niimoodi. Et jah. Nii et, ma ei tea, lähme vaatame, toimetame natukene. Te näete kõik õigesti. Täna on 6. päev. 2 päeva on kadunud, lihtsalt haistunud. Aga ma kohe selgitan kohe, miks ja kuidas. Ühesõnaga 3. päeval, ehk siis see oli reede. Kuna mul on puhkus, siis ma mõtlesin, et võiks veits pidu panna. Mis kõlab päris ägedalt, on ju. Nii, ja siis ma tegingi seda. Teeri probleeme, sest teil on keeris. Ma lähen ja tulen, kõik domineerib. Ja laupäev ja pühapäev ma siis täielikult olin nagu automadega. Ehk siis ma lihtsalt taastusin. Täna hommikul kusjuures see meeleolu oli suke 50-50. Päris suke, noh. Ühesõnaga, mul ikkagi tõmbab see kõik nii depressiivseks ära ja suke meh. Ja pidurdasin natukene seda aktiivsuse faasi hetkel. Aga praegu õhtupoole ma juba tunnen ennast paremini. Mõtlesin pikalt, et kas ma ikkagi jätkan seda emotsioonipäevikut nädala oma. Et kustutan kõik ära ja alustan uuesti, siis ma mõtlesin, et ei, mis asja. Et ma näitan teile, milline see nagu päriselt on. Mitte ma lihtsalt hakkan teile mingi idealiseeritud elu näitama, ma ei tea, bipolaarse häire juures või mis iganes. Ei, ma olen inimene, ma olen tavaline inimene, kellel on omad vajadused, omad haigused, omad sõltuvused ja nii edasi. Aga ei, pidu oli narm, mulle meeldis. Et jah, siis te lihtsalt teate, et siukseid asju võib ka juhtuda. Ja see on täiesti normaalne. Kas ma olen enda peale pahane? Ei ole. Täiesti okei. Ja miks ma ei filminud neid teisi päevi, sest et esiteks mul oli ärevust natukene ja siis ma olin suht siuke depressiivsem ja samas, mis ma teile räägin, kui ma põhimõtteliselt magan ainult. Suht lampi. Vähemalt minule tundub. Vot. Aga jah, mõtleme siis siuke tore. Aga homme ongi viimane päev selle päevikuga. Nii et jah, täna ma jooma ei hakka. Nii et homme tuleb ilusti. Mul kusjuures täna on ärevus või noh, ma käisin täna kliinikus. Mul oli täna psühholoog ja füsioterapeut. Füsioterapeudiga siis tegime läbi hingamisharjutusi. Me siis nagu ärevuse ajal võiks aidata. Ja peale selle, kui ma tulin, siis ma olin natukene tundsin ärevust jälle. Ja täna õhtul nüüd ma tunnen jälle ärevust. Võib-olla ma tean isegi, millest see võib olla. See võib olla ka sellest, et kuna varasemalt kõikide nende aktiivsete faaside ajal ma olin tööl, siis ma panin rõvedaid töömaratone. 12 päeva järjest tööl ja nii edasi. Aga praegu hetkel ma olen puhkusel ja ma üritan räigelt pidurdada seda aktiivsuse faasi, sest et kui ma võtan
rahulikult aktiivset faasi, siis on ka rahulik depressiivne faas. Vot, ja siis mu keha ja mu aju ongi ärevuses, et kas me siis mitte midagi ei teegi või? Mis toimub nagu ja nii edasi. Ja nüüd ma olengi siin kodus oma ärevusega koos. Ma praegu võtsin neurostressi tilkasid ja keetsin endale melissideed. Et üritan midagi. Samas, kui ma tegevuses olin, käisin poes, mul kuidagi isegi läks paremaks. Aga ma arvan, et see on kõik sellega seotud, et ma räigelt pidurdan seda faasi. Ja siis mul tulebki ärevus. No pekki küll, ühtemoodi on halvasti, teistmoodi on halvasti. See on see kuldne keskmine, kuldne kesk. Anyway, saite aru, mis ma mõtlen. Seda tuleb veel otsida ja lapata ja nii edasi. Et ma ei tea, ma isegi mõtlesin juba, et äkki trenni minna või midagi. Mu käed värisevad. Sellepärast ma pidin kasutama seda enda ühesõnaga seda pulka. Et panna muidu mul... Kas ta fokuseerib ära? Ei, ta fokuseerib ainult mind. Ei fokuseeri. Okei, anyway, jah. Käed nagu täiega värisevad. Kas ma pean selle käte treemoriga midagi tegema? Ma arvan, et pean ikka, jah. Ma olen käed värisenud viimased 3 aastat käte treemor olnud. Et praegu ta miskipärast on nagu eriti hulluks läinud. Ma ei tea, kui läheb psühhiaatri juurde järgmine kord, siis räägin talle sellest. Sest võib-olla mul mingid ravimid põhjustavad, et nüüd ei lähe üldse fookusesse. Võt niimoodi. Eks ma siis siin tuiangi oma ärevusega edasi. Lootes, et homme on parem. Ma pean homme midagi lihtsalt tegema, pean jalutama minema või midagi. Sest et see ei ole enam variant, et niisama lihtsalt passida. Mingisuguse kuldse keskmise... Kuldne keskmine, vot see, vot niimoodi. Mind ei huvita, mina hakkan niimoodi ütlema. Et midagi ma pean ühe sõnaga leidma. Et jah, aga jah, jääme hommikul siis juba. No nii, täna on 7. päev, ehk siis täna lõpetame selle nädala. Mul hommikul seda ausalt ei olnud, ma ei tea, see on mingi ammustus. Ma näen suht naljakas välja sellega nüüd. Täna on meeleolu suke, ma ei tea. Suke tahaks täiega magada. Kuna märkasin kell 8 ülesse, no ma juba jõudsin toimetada koeraga väljas käia, poes käia. Täna oli tegelikult plaanis teha suurem puhastus. Aga ma ei tea, nii võimane on olla kuidagi. Siuke, ei tea, ärevus on ja ma isegi viitsin seda viimast klippi praegu salvestada. Aga ma ikkagi tein seda. Ja ma arvatavasti koristan ikkagi täna ära. Sest et homme on suke suht viimane päev ja homme ma lähen juba Soome. Et jah, niimoodi. Aga selline kuidagi see nädal tuli välja. Nägite nii palju, kui näha oli. Ja ma ei tea, ma loodan, et meeldis kõik. Ja ma üritan peale Soome reisi veel teha emotsioonipäevikut. Vaatame, mis meeleolu mul siis pärast pole nagu kuu keskel on. Et ma päris järjest ei hakka tegema seda, vaid ma lasen ikkagi natukene alla ja siis hakkan tegema uuesti. Ma olen maruunine tegelikult. Nii, aga nagu alati loodan, et meeldis teile. Ja kohtume juba järgmises vlogis.